see nagu purskkaev või? No ma ei tea, tahad juua või? Janutab nagu. Jaa, ma praegu mõtlen, et kunagi oli see Kaliiber oli vaata kõige väiksem õhutakistusega pill. Jaa. Aga see tundub ka suht. See tundub suht sarnane. Jaa, suht vooluüheline. Jõuki jõu! Jõuki jõu! Jälle oleme siin Maardus ja meil on siin see Patsient või? ja patsient Wikipedia andmetel see on vaese mehe Ferrari 348 või Testarossa või oleneb, mis selle bodykiti tellid. UK-s on see popp. Panevad neid bodykitid külge, siis saad. Kui oled kabualuse tuuninguga ühele poole saanud, siis saad nagu välja hakata ka kuradi. Miami Vice. Aga meil on siin MR2. Mis see on? Toyota või? Toyota. Bullet JDM. Meat engine, rear wheel drive ja 2 kohta ja see keretüüp, ma jälle harind ennast, on SV20. On jah? No näed sa. Siin ei teagi, siin meat engine, siis me lähme nagu niimoodi. No, lähme nii nagu sulle sobib. No lähme siis siia. Ma tulen siia poole, siin pool on parem valgus nagu noh. Nii, Supral oli meil Targa Top ja nüüd ma sain teada, Targa Top on tegelikult üldse Porsche trademark. Aga siin on meil T-Top. Näed õhtäht, siis sa saad võtta selle külje ära ja teise külje ära. Siis on T-täht nagu. Ja, kui poest tuled, saad nagu, no minusugune ei saa siia sisse hüpata. Puusad oleks need. Jääd kinni siia vahele. Siia vahele jääd kinni, pole kasu midagi. Ma ei hakka neid ahт tegema, sest arvatavasti see, noh, need tavaliselt lekivad. Jah, pärast on pea vähe vihmane ilm ka, vaata nagu noh. Nüüd, ronime tuppa siis korra või? Ja, roni tuppa. Aga kus siin sõbrad paned? Ainult üks sõber saab olla. Ja üks väike. Siin on need, laekaid on palju, Jaapani värk. Osa mõista nagu põrandal. Omanik natuke lühem kui mina. Vaatame, kas mul oleks mugav. Sest ma kunagi tahtsin oma lemmer. Okei, äkki ei mahu ära või? Ma ei ulata pedaalideni. Iste läheb päris hästi taha. Ja. Nii. Üks asi, mis mul alati MR2 juures meeldinud on see, et see on hästi kõrge. Saad kohe toetada. Ja, üks. No saad väikseid asju palju vedada. On veel või? 3, 4. See on mingi imelik asi. Aga mis me näeme siin? Sportiivne rool, OMP rool. Üks lisa on veel muidu, et on parem keerata. Nii. Aga minusugused mahuvad jalad suht hästi alt läbi. Nüüd seda siin. Põhimõtteliselt seda ei ole sellepärast, et siin on ühe teise auto shifter. Mis auto on? Annan esimese vihje. Siin on Honda Prelude'i shifter. Aha, väga huvitav. No omanik vaatas, et klapp tuled ja sama pill. Jah. Orderis, boom! Sobis külge ja sobis külge. Ja nüüd anname ühe vihje veel. See auto on tulnud, tehasest oli neid vist 5 erinevat mootorit. Mingid 2.2 NA-d ja 2.0 NA-d. See oli ka 2.0 NA. Nüüd on vihje, kes näeb siis. No see pill sõitis just Tartus 11.6 nagu. Et seda 115 kilovatiga seda ei sõida. No kindlasti mitte. Aga sees rohkem meil reeda. No siin on see lairiba. Lambda, jah? Ja muud pole ju. Stock pill, noh. Võidagi siin saab hoo pealt ka niimoodi või? Nagu, et kui hakkab palab, vaata. Soti pealt tõmbad kuradi. Lahti. Klapivad niimoodi kokku või? Nüüd lähme tagumisse pagasnikusse. Nüüd ma pean hakkama seletama asju, mida ma nagu oma silmaga nägin esimest korda. Kuidas nii? Sest ma olen... Belarussil ei ole. Aga YouTube'is oled näinud ju? YouTube'is oled näinud, jah. Nii! Mida ta veab? Ta on käinud tuuningpoes ja pannud tuuningjupid pagassi. Paar lõdvikut ja... Jah. AN-i natukene. Hakkame siis otsast arutama. Mis see on? See on meil intercooler. Aga ma ei tea, kas öeldakse vesiõhk või õhk-vesi? Teeb sama välja, jah? Jaa, aga kumma pidi nagu keegi hakkaks jonnima pärast. Water air on inglise keeles vist äkki. Mõlemad sobivad, aga õhk-vesi on õige. Janno ütles ja Jannoga ei vaielda. Ühe sõna ka, see ongi siin intercooler. Ja nüüd mina siin mõtlesin, kuidas see töötab. Ehk siis töötab niimoodi. Siit tuleb meil õhk ühest kohast. No läbi seina. Läbi seina tuleb õhk ja läheb siia sisse. Ja nüüd siin ümber on vesi, kärje ümber. On nii või? On.
kääri ümber on vesi ja siit läheb see siia pumpa. Alt pumbast läheb vahepaki. Ja siit ülevalt läheb meil ühte radikasse veel. Et meil on 2 jahutusradikat nagu või? Üks on mootorile ja üks on ka mootorile. Ees on mootorile jahutussüsteemile. Ja siis see on mootori õhu radika jahutussüsteem. Sa ikka jagad seda värki. Ja siis siin on see jahutus. Ongi kõik, ainult 3 radikat. Saab veel juurde panna radikult ühe radika nagu vähemalt. No. Ja nüüd midagi Porsche meestele ka. Ahah. 2 sumpsi nagu kuredi. Siin on twin exhaust. Peaaegu mäest alla kukkunud nagu. Ja nüüd, kas Porsche mehed arvavad ära? Porsche mehed teavad nagu. Jah, see siin on nüüd 8 gaasid, mis tulevad sealt. Aga teisest ei tule või? Tulevad küll, aga need on nagu summuti ja see on Screamer. Põmst, mitte põmst, vaid nii ongi. Ehk siis kui, siit tuleb rohkem leiki. Nii ongi 911 turbo, 964. Mis mootor seal on? Kas seal on 3S, GT, 2JZ, B230, VR6, B230 oleks küll downgrade selle auto puhul, ma arvan. Kes peab maailm kola? No nii, lähme. Küll. Kõik on elevill nagu punane. Red block! Ongi red block! Tegelikult on see red KKK. Nii, VT kicks in, on see. Ongi. Jah, see on meil K24 Honda Accordi pealt, mis on originaalis, vapustavad 140 kilovatti puhast rõõmu. No, päris hea juba ju ida 4 kohta. Jaa, ehk siis siin on üleskutse kõikidele Accordi omanikele, kellel on leasing läbi saanud ja garantii. Ammu juba. Et vaadake, mis teha annab. Tundub, et siin oli sellest vapustavast 140 kilovatist natuke jäi väheks. Oli vähe ja eriti veel Honda jaoks oli ka vähe, seda tõstis selle Honda mootori MR2 peale. Ja siia otsa ta pani meil Civicu käigukasti, mis on 5-käiguline manuaal. Käiku lüütad nagu mütsime prelüüdi oovastikuga ja seal on trossid on muutmata. Ehk siis see istus nagu külge, niipidi. Pikkused sobivad ja poolteljed on ka Honda enda omad. Ja sobivad siia. Jah, nuudid sobivad rummu sisse. Nüüd kui me hakkame siit poolt siis pihta. Üldiselt Honda mootorit väga näppima ei pea, nagu me aru saime. Sisselase on meil originaal, pihustid on 1000-sed. Nüüd olid mingid, ma ei kuulnud seda firmat tegelikult, kui päris ausalt olla. Mingi auto omad nagu. LS-i omad, tuunitud LS-i omad. Boschid, Janno karjus Boschid. Nüüd näeme siit seda 2,5 ei ole, see on suurem. See on 3 tolli. 3 tolli intercooler piping. Ja jõuame selle asja juurde. See on meil Turbo, Borg Warner SXE 200. 1,2 barri. Siin on meil Wastegate, mis on silma järgi 44. Äkki? Tundub. Nüüd jõuame ajuni. Aju on siin Hondata. Vaata, mootoris oli paar juppi veel vahetatud. Ma räägin siin praegu seda kontrollerit, siis mul tuli Hondata meelde. Et Hondata on siis, mulle väideti, mina ei tea Hondatast midagi, et see on originaalaju, kus on siis mingisugused... Saad tuunida teda? Nagu MS-il saad joota juurde asju. Ühesõnaga, ma küsin, kuidas originaalaju saab seda boosti kontrollida, et tegelikult on see siis paagi tuulutuse alt. Ühesõnaga, andur on andur. Solenaid on solenaid. Mootor. Sul on õigus, et see ei ole peaaegu, no põhimõtteliselt on stock. Jaa. Ehk siis 2.4 alublokk, open deck, siin oli ainult klapivedrud. Ja õlipump. Ja õlipump on Taipers oma. Taipers, sellega on see Läti nali, et Lätis ei saa müüa. Saab siis sõita siin 8200 oli meil piire. 500 ütles, et saab lasta. 500 saab lasta, aga praegu oli 200 vist. No ikka väga hästi. Ja siis selle ajaga, ja see, et see 60 jalga oli 1.8. Selle ajaga, hea refiga. Ja refiga ja lõppkiirus ja kõike muud arvestades julgeme me väita siin praegu. Sina väidad? Mina väidan,
et see on 500 Evos Voimabill. Kindlasti. Welcome to the club. Noh, mul pole klubi veel, aga sa ju oled peaaegu seal juba. Ma pole ise liige, aga welcome to the club. Paned suprale joonele ja tõmbad põske hoopis suprale. No, siis paned 200 pealt lased selle T-topi ka veel lendu nagu. Jah. Sa ei oska rohkem midagi öelda siis nagu. Ei! Nägin, et siin on ignition timing on siin kirjas. Aga siis vaatame äkki kuredi läheb ratas ringi ka nagu. Tundub küll suht nagu. Mis sa vastasest arvad? Väike naistekas siuke. No teeme ära, igal juhul.